Kas peab alati looma uusi mõtteid või on oluline elustada vanad iidsed tarkused? Tere, minu nimi on Signe. Mina olen Kaja, mina olen Küprosel. Muidugi ei olnud 2300 aastat tagasi Küprose saarel ei restorane, ei eurosid, mille eest restoranis maksta, aga mõtlevate inimeste meeltel oli sama küsimus, mis tänapäevalgi. Kuidas inimene leiab rahulolu oma hinges? Ja nüüd me olemegi jõudnud siia Arheoloogilise kaevanduse juurde ja lähme stoitsismi radadele. Selles kohas siin, kus me praegu seisame, on endine Gideoni linn, elas 3 sajandit enne meie arvamist mees, kelle nimi oli Zenon. Tema tegeles tõe otsimisega. Stoitsistliku filosoofia üks põhilisi õpetusi on, kui sa oled sattunud oma elus koledamasse kohta, siis teisi inimesi, oma kaasteelisi, tuleb kohelda ikkagi suurima vooruslikkusega. Vooruslikkus on keskne inimeseks olemise mõte. Stoitsismi kui õpetuse üks põhiivadest on see, et ei maksa kunagi ära unustada neid asju, mis on sinu kontrolli all ja need, mis sinu kontrolli all ei ole. Aga kuidas sa kontrollid mitte enda elust tulenevaid emotsioone, mida loob ühiskond, kuhu sa ka kuulud? Stoitsistlikus filosoofias me inimestena oleme justkui ühes tervikus, siis oleme ka üksteisest mõjutatud. Stoitsistlik filosoofia leiab tänapäeval kriitikat. Ma eeldan, et minu selja taga olevas väikses majakeses ei ole iialgi tülitsetud. Aga elu paratamatus on see, et ikka vahest juhtub. Kuidas stoitsistliku filosoofia abil ära lahendada üks peretüli? See tuleb võtta siis lahti 3 komponendiks. Paratamatu osa, teine inimene ja muudetav osa. Paratamatu osa peretüli puhul on see, inimsuhetesse ongi sisse kirjutatud konfliktid, sest inimestel on erinevad tahtmised ja soovid. Teise inimese osa, me ei saa kontrollida teiste inimeste mõttemaailma ja käitumist. Mida me saame kontrollida, ongi see muudetav osa. Saame kontrollida enda käitumist. Emotsioone ei ole keelatud tunda, aga hea on, kui teatud sorti emotsioonidel ei lase ennast liiga pikaks ajaks kaasa viia. Ja tõepoolest, kuidas saab sellele vastu vaielda? Kui me ei kontrolli iseenda emotsioone ja teguviisi, siis kuidas me saame kontrollida teiste omi? I start painting when my son, he came to see me when he was 22 and he had a car accident and he died, and then I started painting. I don't know why, but to get feel better. Mõelda nende elutõdede peale, siis pole ju olulisemat kuulata ainult iseenda südant ja oma südame hääle järgi minna edasi ja nende inimestega, kes sinu teele tulevad ja kellega sa kohtud oma unistuste elluviimisel, käituda vooruslikult. Ja kui sa nüüd mõtled, et ilusad sõnad küll, aga süüa need ei sünni, siis tegelikult on see tuline õigus. Igaüks leiab oma elutarkuse ise. Emotsioon. Proovige järgi, väga meeldivad vaadata maailma teise nurga all.
ma ei saa sellega hakkama algselt, et alguses, kui keegi oleks näinud kõrvalt, kuidas ma Signele kodisesin vastu, kuivõrd ohtlik see on ja ma ei saa ja tuulen. Aga ma sain selle kindluse, et kui hästi keskenduda ja endasse väga uskuda ja olla hästi kindel selles tegevuses, et ma saan sellega hakkama ja elimineerida kõik ümbrus ära ja olla selles hetkes ja kuidagi tõesti tunnetada juba seda tegevust, siis oli päris okei teha. Ei olnud väga raske. Et see ei nõua nagu jõudu, mingit jõudu ikka nõuab, aga rohkem fokusseerimist ja enda usaldamist. Kuigi Zenoni ajast siin Kitioni linnas tänases Larnakas on möödunud aastatuhandeid, enne kui ehitati see maja siia, siis ometi viitab see maja minevikule. Ja mida on meil mineviku inimestelt siis tänapäeva kaasa võtta, mis meid aitaks? Marcus Aurelius üks minu jaoks olulisemaid mõtteid on ja panus ka stoitsismi filosoofia arengusse see, et see kraana praegu sõidab ja teeb läbi ja see ei tohi tegelikult vastu sellest segada, sellepärast et see kraana ei ole sinu kontrolli all. Inimene saab oma elus põhimõtteliselt kontrollida 2 asja. Üks on vabatahtlik tegevus, teine on oma enda emotsioonid. Aga kas see väärib endast välja minemist? Leppimine ei ole alati allaandmine, see on loodusseadustega kooskõlla minemine. Voorluslik inimene on ilus, aimatavalt, tunnetuslikult, sõnul seletamatult. Selles ilus on rahu ja tarkus, paraku ka valu